Kuule, täiega võtid, ma täiega armastan teid. Kellel oleks vennad laulnud siukse rahvahulga eest nagu laulu oma vennale, kui palju ta on? See oli täiega äge mu meelest. Thanks. Ma küll mõtlesin, et need põhjused, miks te bändi teete ja miks te mind sinna ei kutsunud, olid sellega seotud, et mul siuke hääl, aga nüüd ma siis tean, millest tegelikult asi oli. Siuke feimi nagu taheti natuke saada. Kui rääkida sellest, mis mul läheb ära, siis lühidalt võiks kokku võtta selle siukse lausega, et Ranno ostis eile mulle jäätist. Aga ma sellest teen täna lühidalt, ma loodan, et esimesed 10 minutit nagu ma mõttes, kui veel naerate kindlasti ja kõik see jutt, mis ma räägin, läheb nii korstesse. Et selles mõttes me võime 10 minutit lihtsalt praegu oodata, ma võin rääkida anekdoote näiteks. Või siis tegelikult ma loodan, et midagi jõuab teile ka kohale ja veel enam midagi jõuab teile ka südames. Sest kui me räägime täna varandusest ja räägime sellest, et mis on minu varandus ja mis on sinu varandus, siis mulle meeldib kohe seda üldistada ja ajada nagu pilti veel suuremaks ja küsida, et mis võiks inimese jaoks olla kõige suurem rikkus siin maailmas. Igal asjal, igal varandusel on mingi skaala, kus teda saab mõõta. See võib olla rahaline väärtus. Keegi maksab näiteks pakub rohkem, saab nii. See võib olla mingi sentimentaalne väärtus, kus on teil mingi ilusa hetkega oma kallimaga kusagil metsajal. Aga ma tahaks küsida, kas on mingit sellist varandust siin maailmas, millel on iga inimese jaoks täpselt üks ja sama väärtus. Kas on midagi sellist absoluutselt, mis kehtib igal inimesele täpselt ühtemoodi, nii rikkale kui vaesele? Ja Andres, digimonid on, jah? See on minu jaoks ka tõsi, aga üks asi, mis on tervis. Thanks, mees. Tervis on küll täiesti ühtemoodi. Aga me võtame, et osad rikkamad inimesed saavad enda tervist mingil määral näiteks osta. Osad vaesematel puudub medikamentide jaoks raha. Siis mulle tundub, et tänapäevases maailmas meil aina rohkem tahetakse öelda seda, et ei ole absoluutne. Ei ole midagi sellist, mis oleks absoluutselt igaühe jaoks võrdselt ja võrdne ja täpselt sama ajal. Mida ma öelda tahan on see, et tänapäeval rõhutatakse ja õpetatakse sulle, et kui see sulle sobib, kui sina seda usud, siis see on sinu tõde. Ei ole olemas sellist asja nagu absoluutne tõde. Öeldakse, et sa võid uskuda, millest iganes sa soovid. Kui sa seda väga südamest usud, siis see ongi sinu jaoks tõde. Maailmas elab 6 miljardit inimest, või rohkem, kui palju. Siis tõesti, selles maailmas on 6 miljardit tõde. Näiteks selle kohta, kuidas me siia sattusime. Näiteks selle kohta, et mis meist pärast saab, kuhu me läheme. Ei pea olema teadlane ja ei pea olema jutlustaja, ei pea olema geenius või muusikakeelia. Et öelda, et tunnistada seda, et näiteks inimese surm on kõigi jaoks täiesti võrdne. Ja peale surma ei ole võimalik selline asi, et igal ühel oli õigus. Saad aru? Peale surma ei ole see võimalik, et igal ühel oli õigus. See tähendab, et siin maailmas on mingi absoluutne tõde. On midagi absoluutselt, mis kehtib iga inimese jaoks. Kas pull oli, me käisime sõbra Mikuga, käisime mingi päev orienteerumas. Vahel juhtub õnnetusega. See oli päris lahe asi, sest et Mikk poolesti meelitas mu sinna kaasa ja meil Viimsi metsas ja panime seal ringi ja neid saatavad püksid punased. Aga muidugi oli neid inimesi, kes võtsid meist veel tõsisemalt seda ettevõtmist ja nad tegid aja peale ja kogu seda nimi läbi. See oli päris lahe, jooksid oma järgmisse punkti ja siis edasi sealt ja täitsa suvakas mets või metssiga või muda või ükskõik mis nagu ees oli, kõik pandi jooksuga läbi. Me Mikuga jalutasime niisama, tõusime nagu elust mõju ja üksteise
seltskonnast kuulnud. Mul olid päiksekillid ees ja iga kord, kui me just ühest punktist tulime, siis meil tuli vastu keegi, kes just sinna punkti jooksis. Ja kui mul olid päiksekillid ees, siis nagu eestlane ikka, siis ma oleks ole julgen kellegi otsa vaadata. Ja muidu ei julgeks lihtsalt vaadata. Ja siis ma vaatasin, et inimesed nagu mitte kunagi keegi vaadanud mulle otsa tagasi. Et see oli päris kummaline, kõigil oli nagu nõu. Ma tean, et seal on punkt ja sinna ma panen, et ei ole. Kõik oli nii fokusseeritud, neil oli see väike kaardike käes, eks ole, ja nendel oli see kiip, siis need jõudsid sinna punkti, nad tegid ära, panid edasi. Kas mitte pole nii, et see maailm, mis aina rohkem globaliseerub ja meil on MSN-id ja Skype'id ja Facebook'id ja kõik asjad, nii et me enam ei pea kirjutama kuskile Kanadasse, et mis ma olen 2 aasta jooksul teinud ja siis suusünnimus saadan kirja. Lähen poodi, siis ma panen juba Facebooki üles, kui lähen poodi, kõik kommenteerib, I like this. Et see, kes chit-chati on nagu nii palju, eks ole. Ja samas kõik inimesed on nagu justkui väga nagu fokusseeritud nagu enda sellele nii-öelda eesmärgilisem elus. Et mina tahan saavutada ja mina tahan joosta ja mina pean jõudma sinna järgmisse punkti. Suva, kes mu kõrval on, eks. Selles mõttes meil oli Mikuga tore, et me olime 2 ja me nagu aja peale ei teinud seda asja. Ja okei, see oli lasterada ka, et see oli natuke lihtsam. See oli väga. Ma liigu pikalt siin lobisema ei jääks, siis tegelikult mu jutt, ma täna pikalt ei räägi, ma ainult juhatan sisse ühte filmi. Sellepärast, et ma usun, et on maailmas olemas üks selline rikkus, mis on iga inimese jaoks täpselt võrdne. Mis teeb igast inimesest veel rikkama inimese kui miljardäri. Kas te teate, et igal inimesele on kingitud igavene elu? Kas te teate, et päris palju, kui te ajalugu näiteks uurite ja värki, siis hästi paljud inimesed, hästi paljud rikkad ja targad ja geeniused valitsejad on otsinud igavest elu ja mingit igavese elus olemust. Kusagil kuulsin, et siis kui püssi ohtu leiutati, siis tegelikult see, miks hakati neid katseid tegema, oli see, et taheti leiutada mingit igavese elusükest seerimit. Ja sealt oli veel püssi elu. Täiega jooniline, eks. Sa ajad taga igavest elu ja sa leiutad midagi, mis tabab miljoneid. Aga kas sa tead, et on olemas igal inimesele pakutakse igavest elu, nii rikkale kui vaesele, kuningale kui orjale. Seda pakutakse ka sulle ja mulle. Nii kui meil loogisema jääks, ma pean tõesti oma märkmeid vaatama. Ma tooks sulle 2 pilti maailma käsitlusest, ma kuulsin täna hommikul. See ajas ma aju täiesti keelu. Kui ma praegu saaks rääkida, siis ei rääks ta ei rääkinud 2 või 3 või 4 tundiks päriselt. See annab vastuse sellele, miks ühed inimesed väidavad, et see, millesse sina usud, ongi sinu tõde. Ja miks teised inimesed väidavad, et on olemas ainult üks tõde. Ja sa pead leidma selle tõde. Sest see on kõigi jaoks kehtiv, see on kõigi jaoks ühesugune. Kui sa kujutad ette endale ringi, siis tänapäeva kõige populaarsem valeõpetus õpetab, et kõik asetseb ühe suure ringi sees. Kogu loodus, kogu inimkond, kogu maailm, kogu universum, kõik on üks harmooniline tervik. Ja see energia, mis siin erinevate nende osakeste vahel valitseb, ongi Jumal. See kõik on üks suur tervik. Te olete neid filmi avada. Vaat need, seal tuli see eksiõpetus väga hästi välja. Seal oli täiuslik ühiskond. Kes need olid need lobid? Nad olid loodusega üks. Nad olid selle kuu läbi. Nad olid üksteisega kogu aeg üks. Loodusega nad olid üks.